demopakk. Üle pika aja tuli siis demust üks pakk. Ja ega ei mäletagi, mis see sees on. Nii. Mingi. Parakordi jaoks. Et kui parakordiga teed, parakordi nööriga teed mingeid asju, siis on need vahendid. See on käärid, millega parakordi lõigata. Siin on siis pinsetid ja need on siis parakordi nööri punumiseks erinevad nõelad. Ma küll arvasin, et mõni peenem ka tuleb, aga üks on isegi. Teised on siuksed jämedamad. Nad on ikka kõik eri mõõtudega. Ühesõnaga siuke komplekt. See oli äkki mingi 4 eurot. Eestis isegi ei müüda sellist asja. Siin on, see on nüüd matsu saanud veidikene. Aga siin on meil siis nüüd siuke asi nagu necklace. Sellega peaks saama siis kas siis GoPro kaamera või siis selle Insta360 nagu minul on, selle siis panna kaela rippuma ja sisuliselt siis niimoodi, et ta sul särki ära ei venita. Et särgi kaelus ära ei veniks. Vaatame, kas töötab ka. Proovin magnetiga lahti võtta. See magnetiga päris korralik klõps käis siin. See läheb siis kaela, see osa. Siit saad siis kuidagi seda mõõtu niimoodi timmida. Päris huvitav. Niimoodi. Ja siis see läheb särgi alla ja siis see käib klõps külge ja siukene filmimiseks. See oli äkki mingisugune 8 euro äkki. Võib-olla oli vähem ka. Ma ei mäleta, see oli nii ammu tellitud. Nii, sellega maha. Ja siin on siis siuke asi nagu, millega saab siis vette minna. Panna siia siis nüüd see action kaamera külge. Ütleme niimoodi, et selle kooste kvaliteet ei tundu just kõige varem. See on mingi suvaliselt siia ümber kleebitud. Aga see maksis jälle mingi väga vähe. Ja siia sisse saab ilmselt ka midagi panna. Siin on kummitihend ja ma ei tea, siia saab midagi ära panna. Õlut siia valada vist väga ei kannata, väga vähe õlut nagu. Aga lõuatäie viina saab siia küll panna. Nii, oot siuke käepide siis. Ja üks asi on veel, mis asi see veel on. Seda ma ka ei mäleta, mis asi see on. Meenub. Ja see pakk tuli kuidagi üldse kuidagi maru kaua, peaaegu 3 nädalat. Tavaliselt on demust kuskil nädal ja niimoodi tulnud. See on siuke tummine tükk, see on nüüd metallist. Ja see on nüüd mõeldud siis sellele Insta360-le. Et sa saaks siis panna ja kasutada siis kas või seda sama. Et siia külge siis see kaamera panna nüüd kinni ilusti. Ja ma ilmselt ta kuskil sinna kinnitan ka. Ma panengi ta siia, pärast saab katsetada. No. Ütleme niimoodi, et siukene võiks tugevamini kinni jääda.
aga ei ole ka midagi hullu. Nii, selline asi ja siin on siis nüüd see viimane. Noh, pakendid on muidugi temus ikka vägevad, neid ma ei kujuta ette, kui palju neid loobitakse. Aga ma nägin sihukest asja nagu TRX ja see nüüd ilmselt kloon, sest originaal ei ole temus ja ta ei ole hinnaklassilt kindlasti mitte nii odav nagu see oli. Neid oli ka 12 euroga, aga see maksis siis 26 eurot vist oli 23 ja väidetavalt ikka parem kvaliteet. Ma ei tea siis, kas on, kui see 12 eurone. See peaks olema nüüd see, mis käib ukse vahele. Ma ei tea, kui tugev see on. Ma arvasin, et see on mingi liivakott. E3 Pro. Noh, tundub, et õmblused on 4-kordsed. See on nagu tugev. See on hästi tehtud. Siis siin on veel üks rihm. See on... Oota, tuleb ära ka. Loon läbi lõigata selle. Nii. Kui sa ei tea, mis see TRX on, siis see on niimoodi, et sa sellega saad igasuguseid harjutusi kodus teha oma enda keha raskusega ja kinnitada seda siis looduses kas ümber puu või siis ukse külge või mingi konksu külge, mis on laes ja siis sa saad tõmmata ennast üles ja teha igasuguseid selliseid trenni asju. See karabin on päris korralik. Ma arvasin, et äkki mingi plastmassist käkk, aga ei ole. See on korralik vähemalt siiamaani. Nii, vaatame see siis. Ma olen nüüd originaali ka näinud. Seal, kus ma trennis käin. Ja ma ütleks, et see on originaalile päris sarnane. Siin on ilusti 4-kordne. Kuigi seal originaalil oli 5-kordne õmblus, et see juba näitab ära tegelikult, et ikkagi on kloon. Mis siin toimub, tugev see on. No ma ei tea, kas mingit 150 kilost venda see kannatab, aga minusuguse kannatab ära. Hetkel siis 95 kilo. Need on nüüd siis käepidemed, siis kui ma olen selle üles seadnud, siis ma saan näidata ka kunagi, mismoodi see toimib. Põhimõtteliselt peaks olema niimoodi, et mõlemile käel on siis need pidemed ja siis siit jookseb kuidagi karabiniga kuskile kinni ja see lukusti tundub ka päris korralik olema. Nii, mis siin veel on siis? Siin on veel üks rihm. Ma ei teagi, kas see on nüüd see, millega siis puu ümber pannakse. Tundub, et nagu on vist. Jah. Aga ma ei tea, kuidas see kinnitab krõpsuga. Siin on lihtsalt tavaline siukene õmblus. Siin on siis, kuhu saab panna kogu selle kupatuse sisse, siuke võrk, mingi väike võtis on selle peakarabini jaoks ja siin on siis näha nagu need mingisugused harjutused ka, mis teha saab sellega. Vot seda harjutust ma mõtlesin. See mingi kükkide teema, aga see harjutus on see, et sa, kui see on siin ukse vahel kinni või laes ja mida lähemale sa tood jalad ja lased oma keha niimoodi põhimõtteliselt sellest asendist siia seda keerulisemaks ja raskemaks harjutus nagu läheb. Ja siin on näha nüüd see sama harjutus, kuidas see toimib. Ja teistpidi saab ka teha, siis nüüd seda ma nüüd ei tea, mida see teeb siis. Ühesõnaga. Hakkame seda kunagi katsetama siis. No vot, selline oli siis demo toodete ülevaade, mis siis
mis siis tuli seekord ja kõigepealt ma panengi selle kokku, hakkan vaatama, kuidas see töötab siis seniks siis, aga järgmise postituseni.